Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, me oleme jälle saates Eestimaa maskita lood. See on juba meil vast üle 55 saade. Ja seekord on niimoodi juhtunud, et seekord olen päris mina üksinda, sest minu kaasvõitleja Sven Kivisildnik on alles lahinguväljal ja sealt saabumata. No, loodetavasti ta ka varsti saabub, aga ma kardan, et mitte täna, aga meie järgmises saates, mis me teeme Jüri Linaga. Aga me selle saate teeme kohe teile kindlasti ära, sest meil on teile väga hea uudis. Selle kuu lõpus, nüüd märtsi lõpus saabub ja pühade ajal, aprilli alguses saabub Jüri Lina Eestisse. Nii, nagu te näete, meil on ilmunud ka uus lehenumber, Rahvuslik Teataja, ja siin on Jüri Lina saabub Eestisse. Kuna me oleme tema toetuseks alati striiminud, siis teeme ka seda nüüd ja nüüd nagu ei ole kedagi rohkem kui mina, siis ma ütlesin, et Sven Kivisildnik on lahinguväljalt saabumata, siis teen ma seda ka mina. Kindlasti tulge tema saadet vaatama või loengut kuulama, tähendab, ja ka saadet ka muidugi vaatama, saade tuleb pärast seda, me teeme. Ja millest ta siis Eestis räägib, siis on turbulentne vastupanu, on selle loeng pealkiri, siis loenguturneel pidama. Jüri Lina paljastav loeng kevadel Eestis on siis nagu pealkiri. Ja mis siis see loeng siis nagu meil siis lähemalt on, peaks sisaldama varjatud terviseteabe, sealhulgas võitlusest C-vitamiini vastu, valge suhkru üliohtlikkusest, millest pahatahtlikult vaikitakse. Võimueliit on üha intensiivsemalt hävitamas kõrgkultuuri, suunates kultuurilist maitset vulgaarsuse suunas, eirates kujundlikkust ja kuldlõikelisust. See toimub ka Eestis. Jüri Lina tutvustab 2 kõrgkultuuri esindavat lavastust, kes Eesti riiklikes kanaleis on keelustatud. 11 on helisalvestus Päevunev, mis äsja ilmus laserplaadil. Seda tutvustatakse ka loengul. Ühtlasi ilmub DVD-l Jüri Lina viimane film Kaemus, mis kinos esilinastus paar aastat tagasi. Ka teatrist on saanud madalkultuuri kandja, kus propageeritakse ka poliitilisi valesid. Esmakordselt, see on nüüd oluline, esmakordselt tuleb juttu Jüri Lina jõhtrast vaenamisest. Ühtlasi selgub, miks riigivõim eelistab tõrjuda andekaid kultuuritegelasi ja esile upitada andetuid. Andekad suudavad pettuse läbi näha. Andetud aitavad kelmuse läbiviimisele kaasa. Lõpuks tuleb juttu kesksest organisatsioonist, kust suunatakse rahvusvahelist poliitikat. Ilmselt huvitav. Lektor tutvustab lähituleviku plaane. Nende kavade kohaselt pole ette nähtud Nõukogude Liidu ja Venemaa roimude paljastamist. Vaheajal on müügil raamatud, laserplaatid ja filme. Kehtib sularaha. Tallinnas on 30. märtsil kell 18 algab Kleeni teatrist Pärnu maantee 326. Pärnus on hotell Strand Palanga saalis teisipäeval 31. märtsil kell 18. Viljandis on hotellis Centrum Tallinna tänav 24 kolmapäeval 1. aprillil kell 18. Tartus on Barclay hotellis neljapäeval 2. aprillil kell 18. Võru kultuurimäes Kannel reedel 3. aprillil kell 18. Rakvere Gustavi majas Tikk 28. pühapäeval 5. aprillil kell 15 algusega. Rapla kultuurikeskuse kinosaalis Tallinna maantee 17. esmaspäeval 6. aprillil kell 18. Türi kultuurikeskuses teisipäeval 7. aprillil kell 18. Haapsalu kohvikus Pekuta Kalda tänav 4. kolmapäeval 8. aprillil kell 18. Ja muidugi tema loengut tasub alati kuulama tulla, sest alati on seal midagi uut ja seal korratakse üle seda, mida on varem öeldud. Et kui mul endal oleks aega, siis ma läheksin ja kuulaksin kõiki tema loenguid, aga kahjuks seda aega ei ole ja kahjuks ka osa loengud on Rakveres ja Eesti kaugunurgas, nii et isegi kui minna, siis sealt tuleb ka õhtul tagasi tulla. Aga suur aitäh teile kuulajad ja vaatajad ja
vabandan meie väliolude pärast, kus me oleme, aga ma arvan, et see teade on teieni väga oluline ikkagi tuua, et te teaksite, et selline tore sündmus on jälle toimumas, et Jüri Liina saabub siia ja siis kõigile teile rõõmsa peatse taasnägemiseni siis tema loengul, nii et aitäh kuulamast, vaatamast. Varsti näeme uues saates, aitäh.